Nii et sajad mootorratturid on teel Dearborni, Michigani, et tuletada Ameerika islamistlikule keskusele meelde, et ei, see ei lähe läbi. Ja loomulikult juhib seda vastuoluline Jamie Lang, kes armastab teha sisu, mis paneb inimesed teda vaatama. Mootorratturid on juba lahkunud! Mootorratturid on kohal! Ristirüütlid, edasi au poole! Edasi au poole, siin saad sa nende mootorratturitega kohtuda ja siin on üks mootorrattur, kes räägib tõtt sellest, mis tegelikult toimub. Kas nad on teel ja ma pean ütlema, et Michigani inimesed on natuke hirmul. Või nagu sa võiksid öelda, Michigani islamistidest linnapead on sellepärast veidi närvis. Miks nad lähevad? Sellest me hakkamegi praegu rääkima, sest mootorratturite kogukonnas levib suur kuulujutt, mis räägib Dearbornist Michiganis. Nii et ma räägin teile, mis toimub ja natuke tõtt selle kohta, kas mootorratturid tegelikult lahkuvad Sturgisest, et minna Dearborni. Miks mootorratturid üldse Dearborni ilmuksid ja millised selle loo osad on natuke rohkem välja mõeldud. Ma jagan teiega oma arvamust selle käigus ja loomulikult tahan kuulda ka teie oma, mis iganes see ka poleks. Lähme kohe asja juurde. Miks siis Dearborn, Michigan? Kõigepealt peame minema tagasi 2. augusti juurde. See on koht, kus linnas toimus iga-aastane armeenlaste mälestusüritus. Sellel on mingi seos šiia muslimitega. Kohale ilmusid inimesed. Üks vastumeeleavaldajatest, kes seal oli, sattus lõpuks rünnaku ohvriks. Tema nimi on Jake Lang. See on kinnitatud. Nii et Jake Lang ja üks teine pastor otsustasid tegelikult korraldada kristliku tähtpäeva. Hästi, see on planeeritud 18. augustiks. Sturgis lõpeb 16. augustil. Nii et see langeb sellega üsna hästi kokku, kuid see pole ilmselgelt kogu lugu. Sellele kristlikule tähtpäevale oodatakse üle 50 000 inimese ning mootorrattureid kutsutakse kindlasti osalema. Tegelikult kutsus üks pastoritest, kes seda korraldab, mootorrattureid, klubisid ja nende presidente kohale tulema. Ma mõtlen, me oleme rääkinud sellest, et kui islamistide võimuhaaramine jätkub samamoodi ja valitsus ei peata seda. Kuna seda ei peatata, siis tuleb, ma ei ütleks, et kodusõda, aga tõsine vastuseis nende religioossete ideoloogiate poolt, kes ei soovi, et islamistid neid vallutaksid.